Tere kõigepealt ja alustades sellega, millega siin Rita Valge avas konverentsi, minulgi on hea meel nii palju kuulajaid näha, seda ühest küljest, aga teisest küljest teeb natukene murelikuks ka, et 100 aastat pärast mässu on ikka veel nii palju mässuhuvilisi. Kui nüüd eelmisel suvel ma mingisuguses suvises kergemeelsuse hoos andsin Piretile lubaduse, et ma tulen siia rääkima ja räägin mässu tähendusest, siis kohe, kui suvepäike hakkas ära jahtuma, tekkis mul tõsine hirm selle tuleku ees, mitte sellepärast, et te mässama hakkaksite, vaid selle tõttu, et ega mina ka ei tea, mis on selle mässu tähendus Eesti ajaloos. Ja tuleb tunnistada, et ei tea siiamaale, ei tea ka praegu, kui ma siin teie ees seisan ja sellel teemal rääkima pean. Nii et ma pakuksin pigem välja mitte sellise dotseeriva või õpetava lähenemise, et mässu tähendus Eesti ajaloos oli esiteks, teiseks, kolmandaks, vaid pigem ma pakun teile võimaluse natukene kaasa mõelda minuga ja selleks ei räägi ma mitte niivõrd mässust enesest, millest on siin täna juba juttu olnud ja tuleb pärast lõunapausi kindlasti veel, vaid ennekõike katsuks rääkida Eesti üldisest olukorrast, mis see siis Saaremaa mässu ajal, milline see oli, kas see võis ka kuidagi mässu mõjutada või kuhu see mäss selles üldise olukorra taustal paigutub. Ja kõneldes Eesti olukorrast võiks ehk välja tuua selle olukorra sõjalise poole, poliitilise poole ja majandusliku poole. Võib-olla võiks veel midagi, aga esialgu üritaks sellega piirduda. Kõigepealt sõjaline pool. Vabadussõda käis, aga mäss oli ajaliselt ikkagi vabadussõja algusjärku jäänud sündmus. Vabadussõda oli küll kestnud selleks ajaks juba 2,5 kuud, aga Tartu rahulepingu sõlmimiseni jäi veel peaaegu terve aasta, nii et algusjärk kahtlemata. Selleks ajaks oli esimene kõige raskem kriis vabadussõjas üle elatud. Teame ju hästi, et 27. detsembril 1918 kogunes Tallinnas maanõukogu erakorralisele istungjärgule selleks, et arutada kujunenud olukorda. Olukord oli tõepoolest masendav. Umbes pool Eesti mandrit oli selleks ajaks langenud juba Punaväe kätte. Virumaa, Võrumaa täielikult, Tartumaa peaaegu täielikult, rinne lähenes mitte ainult Tallinnale, vaid ka Paidele, Põltsamaale, Viljandile, Pärnule ja tundus küll, et midagi head ei ole ees ootamas, seda enam, et ega see, et mobiliseeritud ei tahtnud rahvaväkke astuda ja rindele minna, ei olnud ju ainult muhulaste ega saarlaste probleem. Samad probleemid esinesid mandril samamoodi, paljud sundmobiliseeritud mehed jooksid ka rindelt laiali, läksid koju tagasi ja üldiselt maanõunikud ei osanudki midagi ette võtta, ainus mida nad tegid oli järjekordne pöördumine rahva poole, pöördumine välisriikide poole ja millega see maanõukogu istungjärk kõige rohkem ajalukku on läinud, pöördumine Suurbritannia valitsuse poole palvega toodagu Eestisse Briti väed ja võetagu Eesti sõjalise kaitse alla. Isegi mõni päev varem ülemjuhataja kohale nimetatud Johan Laidoner, kes oli küll maanõukogus esinedes võib-olla kõige suuremat usku tulevikku näitas üles, aga ka tema oli selles mõttes pessimist, et ta arvas, kui lähipäevadel jõuavad kohale kaua oodatud Soome vabatahtlikud, siis nende abil on ehk võimalik Punaarmee pealetung Tallinnale seisma panna. Aga selleks, et punased Eestist uuesti välja ajada, ei piisa ka soomlastest, ei piisa ainult eestlastest, vaid on tarvis tõepoolest mõne välisriigi regulaararmee üksusi. See oli kõige optimistlikum seisukoht. Nagu hästi teada, tegelikkus siiski suutis üllatada ja jaanuarikuu esimese nädala jooksul paljudes väikestes murdelahingutes erinevates rindelõikudes pandi enamlaste edenemine seisma, rahvavägi haaras initsiatiivi, läks vastu pealetungile ja napilt kuu aja jooksul jõudis punased uuesti Eestist välja ajada. Nii et Eesti mandriosa oli uuesti vaba. Samas selline eestlaste edu sundis Punaarmee juhatust hakkama pead murdma.
Seni oli ju tegelikult Eesti rindelõigu vastu tuntud suhteliselt vähest huvi. Eesti saatust peeti juba varemgi otsustatuks, leidi, et veel viimased jõupingutused, varsti langeb Tallinn ja siis on nagunii kõik lahendatud. See, et Eesti rahvavägi jõudis nüüd uuesti välja Eesti rahvuspiirideni, mis ei olnud ju mitte väga kaugel kahest punaste peamisest keskusest, Peterburist ja Riiast, see sundis järele mõtlema. Alustati organisatsioonilistest ümberkorraldustest, Eesti rindelõik allutati Läänerinde juhatusele, kes hakkas Eesti piiridele koondama kohe uusi suuri jõude ja tõepoolest, kui seni oli tegutsenud Eesti vastu ainult ühe armee osad, siis nüüd koondati 7. armee Narva rindelõiku, Läti punaarmee Eesti lõunarinde vastu, ütleme siis Heinastest kuni Aluksneni, ja Aluksne Pihkva ruumis hakati looma veel spetsiaalset Eestimaa punaarmeed. Nii et lõunarindel tegutsenud rahvaväe 2. diviisi vastas seisis tervenisti 4 punast diviisi. 12 000 relva kandva eestlase vastu umbes 26 000 relva kandvat punaväelast. Kusjuures punaste eeliseks, nii nagu ründajatel alati, nemad said valida lõigu, kus löök kanda, samal ajal kui rahvavägi pidi kaitsma või üritama kaitsta võrdselt kogu 300 kilomeetri pikkus rindejoont, mis tähendas paratamatult seda, et kaitse tuli üles ehitada üksikutele tugipunktidele, mille vahele jäid tühikud ja see sai ka hiljem peaaegu, et oleks saanud saatuslikuks. Veebruari teisel poolel 1919 algas Punaarmee 2. suurrünnak Eestile. Esimene oli see, mis algas Narva lahinguga 28. novembril, nüüd siis veebruaris 2. suurrünnak ja see ei olnud sugugi mitte lihtsamini üle elatav, pigem isegi vastupidi. Neid kevad-talviseid lahinguid lõunarindel, mis kestsid välja kuni maikuuni, veebruarist maini, on peetud ehk vabadussõja kõige kurnavamaks ajajärguks üleüldse. Eesti väed ei kaotanud mehi mitte ainult lahingus langenute ja haavatute näol, vaid ka haiguste, külmavõetute ja üldise kurnatuse tõttu. Reserve praktiliselt ei olnud, kõik mehed olid saadetud rindele, nii et kes seal juba kord oli, ei võinud loota ka puhkusele, hingetõmbe pausile, vaid pidid vahet pidamata edasi eesliinil olema. Ja pole siis ime, et Eesti väed kaotasid mitte ainult Venemaa territooriumile jäänud Petseri ja Irboska, vaid pidid tagasi tõmbuma ka Lätist, Aluksnest, Heinaste juurest, et rinne jõudis vahepeal ähvardavalt lähedale uuesti Võrule ja Valgale ja et rahvaväes hakkasid taas tekkima sellised sõjavastased meeleolud, mille puhul ühelt poolt oli kindlasti tegemist enamliku agitatsiooniga, sõjavastase agitatsiooniga, aga teiselt poolt ka Eesti meeste soovimatusega sõdida võõral pinnal, olgu see siis Venemaa või Lätimaa pind, ükskõik. Ja selliste meeleolude kõige tuntum või kõige värvikam avaldus leidis aset muidugi aprillis, 25. aprillil, niinimetatud Ruhja katastroof, kus Pärnumaa meestest moodustatud 6. jalaväerügement, jalaväepolk tollal, jättis oma positsioonid maha ja avas punastele avara sissetungi tee Eesti poole. Aga nüüd oleme jõudnud juba Saaremaa mässust väga kaugele. Üldolukord peaks olema kirjeldatud, Punaarmee valmistub uueks suureks pealetungiks, lõunarindel on jõudude vahekord selgelt Eestile kahjulik ja sellises olukorras nüüd siis veebruari keskel puhkeb Saaremaal mäss. Mida see tähendas? Õigupoolest me ju ei tea, mis oleks võinud sellest mässust saada edasi, juhul kui mässulistel õnnestunuks Kuressaare ära võtta. Juhul kui mässulistel oleks õnnestunud levitada mässuleeki Hiiumaale, sest selles suunas ju vähemalt mõtteid oli. Ja juhul kui oleks õnnestunud seda kogunisti levitada mandrile. Kas see üldse oleks olnud võimalik, on küsitav. Aga juhul, kui mässusalgad tõepoolest liikunuks Saaremaalt Hiiumaale ja kogunisti mandrile, siis tuleb tunnistada, et ega valitsusvägesid seal ju ei olnud. Kaitse sisuliselt puudus. Kõik võimalikud väeüksused olid saadetud rindele.
Nii et vähemasti suurt pahandust võinuks tekitada tagalas tegutsev mässuliste jõuk kindlasti ja Eesti Vabariik jäänuks ju sisuliselt kahe tule vahele. Rindelt tungib peale ülekaalukas Punaarmee ja tagalas tegutsevad siis relvastatud mässulised. Muidugi tuleb tunnistada, et õnneks ei langenud see mässukatse mitte kõige keerulisemasse ajajärku. Punased alles kogusid jõude. Ja tol hetkel tõepoolest nii Jaenklaari mereväelased kui ka kalevlaste maleva ratsasalgad ja kuulipildurite komandod ja mida siin Eda ennist näitas, olid veel vabad, olid nii-öelda tagalas, ei olnud rinderakendus saanud, neid oli võimalik paisata Saaremaale ja see mäss siin kiiresti maha suruda. Kindlasti oli see oluline, et mässuliste kätte suur tükk territooriumit ei jäänud. Nii palju sõjalisest poolest. Poliitikas on ju tavaliselt ikka öeldud, et Saaremaa oli Mandri-Eesti poliitilistest arengutest maha jäänud. Ka Kersti rõhutas siin esimeses ettekandes, et see mahajäämus tulenes tegelikult juba rahvusliku ärkamise ajast. Ei olnud välja elatud ennast 1905. aasta revolutsioonipäevil, aga kõige enam on siiski silmas peetud Saksa okupatsiooni, mis jõudis ju Eesti saartele mitu kuud varem kui Mandrile. Ja tõesti, saartel jäi läbi tegemata poliitiline areng 17. aasta sügisel, mis aga oli väga kiire ja võiks öelda, et lausa tormiline. Kogu 17. aasta jooksul oli ju Eestis üles ehitatud Eesti autonoomiat. Oli peetud silmas, et Eesti jääb ka tulevikus Venemaa koosseisu. Ülim, millele loodeti või millele unistati, oli see, et võib-olla Venemaast saab unitaarriigi asemel föderatsioon ja et Eesti võiks saada üheks võrdõiguslikuks rahvuslikuks piirkonnaks selles tulevases Venemaa föderatsioonis. See oli unistus, sellest ei teadnud keegi veel midagi. Ja just nimelt siis, kui sellised mõtted õhus liikusid, maabusid saartel Saksa väed, okupeerisid saared ja loomulikult lõpetasid igasuguse kohaliku poliitika tegemise. Loomulikult poliitiline mõte saartel peatus seal, kuhu see oli tolleks hetkeks välja jõudnud. Mandril läks aga asi kiiresti edasi, sest just nimelt saarte langemine sakslaste kätte oli ju üheks peamiseks põhjuseks, miks hakati tõsiselt mõtlema Venemaa küljest lahku löömisele. Oli näha, et Venemaa ei suuda enam Eestit kaitsta, Vene armee laguneb. Ja sellepärast on tarvis Venemaast lahti saada. Teine põhjus oli veel, mis tuli samuti pärast seda, kui saared olid juba sakslaste kätte langenud, nimelt enamlaste riigipööre, nii Venemaal tervikuna kui ka Eestis. Mõlemad ei sobinud rahvusmeelsetele poliitikutele, mõlemast vabanemiseks oli parim võimalus Venemaast lahku lüüa. Teatavasti tehtigi see vähemalt juriidiliselt see lahkulöömine teoks Maanõukogu 15. novembri või 28. novembri uue kalendri järgi 1917 otsusega, millega siis Maanõukogu kuulutas iseennast ainsaks kõrgeima võimu kandjaks kogu Eesti pinnal. Seda saarlased enam läbi ei teinud. Veelgi enam, aastavahetuse paiku jõudis poliitiline mõte Mandril veelgi kaugemale, ei piisa mitte ainult Venemaast lahku löömisest, vaid ongi tarvis luua iseseisev Eesti riik. Ka see mõte jäi saartel tundmatuks. Nii et kui novembris 1918 sakslased hakkasid lahkuma ja selgus, et Mandril on välja kuulutatud Eesti Vabariik, et sellel Eesti Vabariigil on oma enda ajutine valitsus, siis oli see kõikide saarte elanike jaoks üsna suur üllatus. Teisalt ei elanud saarte elanikud läbi ka enamlaste võimuperioodi, mis Mandril mõjutas õige paljud. On ju avalik saladus, et Eesti rahvas lasi ennast 1917. aastal enamlaste populismist, demagoogiast ära hullutada. Ja kui novembri keskel 1917 leidsid aset valimised Venemaa asutavasse kogusse, siis enamlaste poolt hääletas tervelt 42% Eesti elanikest. Seda oli tunduvalt rohkem kui Venemaal keskmiselt. Venemaal keskmiselt oli see protsent kõigest 25. Eestis 42. Aga seesama enamlaste vägivaldne võimuhaaramine,
seadusliku valitsuse kukutamine ja loomulikult järgnenud üheparteiline diktatuurivalitsus koos kõikide oma seninägematute sotsiaalmajanduslike eksperimentidega tõrjus enamiku mandri enamlastest kaugemale. Pettumus oli suur, selgus, et enamlaste lubadused, mis kõlasid ju küll hästi, rahu, leiba, maad, 3 peamist loosungit, et need ei vasta tegelikkusele. Tegelikkus on hoopis midagi muud, kui oli varem lubatud. Nii et kui 1918. aasta novembris enamlased Tallinnas ja mujal Mandri-Eestis uuesti üritasid tegevust alustada, siis selgus, et nende pooldajaskond on kokku kuivanud ja nad ei suutnud ju tegelikult praktiliselt mitte midagi ära teha. Kõige ohtlikum hetk Eesti Vabariigi jaoks oli ilmselt 17. detsember 1918, kui Tallinnas enamlaste õhutamisel korraldati ülelinnaline suur streik ja meeleavaldus, aga teatavasti needki meeleavaldajad jooksid Narva poiste kaitseliitlaste püssipraginas lihtsalt laiali ja midagi enamat ei tulnud. Sellest peale enamlased loobusid avalike relvastatud mässude väljaastumiste korraldamisest. Ka see, et enamlaste teod ei vasta nende sõnadele, jäid saartel teadmata, sest saartel valitsesid ju sakslased, enamlik võim siia ei olnud jõudnud. Nii et mingit mõju võis see ühelt poolt siis Eesti omariikluse mõtte uudsus ja teiselt poolt enamlaste sõnade ja tegude vastuolulisuse mittetundmine saarte elanikele avaldada küll. Aga samas tuleb meil tunnistada, et ega me ju ei tea, milline saarlaste, muhulaste, hiidlaste tegelik vaimsus, ettekujutus, tõekspidamised olid. Ühtegi avaliku uurimise firmat ju ei tegutsenud, keegi ei esitanud mingisuguseid küsimusi, nii et nende väidetega ei tasu ka liiga hoogu sattuda ega öeldagi nüüd, et jah, tõesti saarlased olid oma poliitilises arengus peatunud, maha jäänud ja ei teadnud millestki mitte midagi. Küllap nad ikka midagi teadsid. Ja vastupidi võib tuua ühe teise poliitilise arengu, mis Saaremaal käis täpselt ühte rada ülejäänud Eestiga. Nimelt vastuolud keskvõimude ja kohalike omavalitsuste vahel. Mandril said need vastuolud alguse sellest, kui maanõukogu oli novembri lõpus oma viimasel korralisel istungjärgul otsustanud alustada võimalikult kiiresti ettevalmistusi Eesti asutava kogu valimisteks. Vähe sellest oli otsustanud, et asutav kogu astub kokku juba veebruaris 1919 ja järelikult maanõukogu paneb oma volitused maha. Tal ei ole tarvis enam edasi tegutseda, kuna aga riiki tuleb ikkagi juhtida, siis maanõukogu andis vabal tahtel ilma igasuguse surveta oma seadusandlikud funktsioonid üle ajutisele valitsusele. Ajutine valitsus sai maanõukogult õiguse tegutseda kõikides seadusandlikes ja täidesaatvates funktsioonides, võtta vastu ja anda välja seadusi, määrusi, sõlmida välislepinguid, võtta välislaenu, teha siselaenu ja seda ilma igasuguste piiranguteta. Ta ei pidanud esitama oma otsuseid isegi maanõukogule kinnitamiseks. Tõsi, see oli lühikene ülemineku ajajärk. Veebruaris pidi kokku tulema asutav kogu ja siis oleks läinud kogu riigi juhtimine taas normaalsetesse rööbastesse. Mida ajutine valitsus tegi? Kuna talle sellised ülesanded olid antud, siis loomulikult ta neid ka täitis. Tõepoolest, nagu külluse sarvest tuli igasuguseid seadusi, määrusi, otsuseid, mis oli ju sellel riigi ülesehitamise etapil ka möödapääsmatult hädavajalik. Ja ühtlasi ajutine valitsus nimetas ametisse oma eriesindajad, komissarid. Ajutise valitsuse komissarid kõikidesse Eesti maakondadesse. Ajutise valitsuse komissaride peamiseks ülesandeks oli jälgida, et kohalikud omavalitsused täidaksid Tallinnast keskvõimudelt saadud korraldusi. Teisalt, et kohalikud omavalitsused ei võtaks vastu otsuseid ja määrusi, mis lähevad vastuollu keskvõimude otsustega.
Ühtlasi oli komissaridel õigus teavitada kohalikest oludest Tallinnat, ajutist valitsust, oli õigus vajaduse korral tühistada kohalike omavalitsuste otsuseid ja äärmisel juhul isegi tagandada kohaliku omavalitsuse ametnikke. Ei ole tarvis pikalt mõelda, selline asi tekitas loomulikult vastuseisu. Kohalikud omavalitsused, mis olid valitud 1917. aastal selle suure revolutsioonilise eufooria vaimsuses, olid selgelt vasakpoolsed. Neist domineerisid esseerid, sotsiaaldemokraadid ja needsamad omavalitsused leidsid nüüd, et valitsuse komissarid, samuti mitmesugused sõjaväe esindajad ja valitsuse eriemissarid mitmete küsimuste lahendamiseks, kes samuti kohtadele saadeti, et need rikuvad kohaliku omavalitsuse võõrandamatuid õigusi. Ja kohe, kui rindeolukord hakkas paranema, hakkas maanõukogu juhatus saama rohkesti kaebekirju, kuidas ühes või teises maakonnas on kohalik ajutise valitsuse komissar omavalitsusele liiga teinud. Tagantjärele on leitud, et selline vastasseis oli mõneti paratamatu. Eesti kohalikud omavalitsused, seniajani ju põhiliselt vallavalitsused, ka mõned linnavalitsused, olid ju aja jooksul harjunud sellega, et kõik, mis tuleb keskvõimudelt, see tähendab Venemaa keskvõimudelt, mis tuleb Peterburist, mis on keisri poolt otsustatud, kõik see on ju halb, kõik see on ju eestlaste vastu suunatud, järelikult kohaliku omavalitsuse peamine siht oligi võidelda keskvalitsuse tegemiste vastu. Ja arusaamine sellest, et nüüd ei ole tegemist enam võõrvõimuga, mis tingimata peab olema eestlaste suhtes vaenulik, vaid oma enda valitsusega. See arusaamine ei tulnud kohe. Selle kohale jõudmine nõudis lihtsalt natukene aega ja kannatust. Aga tulemuseks oligi see, et tekkis 1919. aasta veebruari alguses niinimetatud veebruarikriis. Maanõukogu oli küll otsustanud, et ta rohkem enam kokku ei tule, aga tuli siiski ja tuli just nimelt selleks, et arutada neid omavalitsuste kaebusi valitsuse komissaride, sõjaväe komandantide, sõjavälja kohtute tegevuse vastu. Ja asi läks nii üle piiri, et nii ajutine valitsus kui ka sõjavägede ülemjuhataja Laidoner leidsid, maanõukogu on neile avaldanud sisuliselt umbusaldust, mistõttu nad teatasid, et astuvad ametist tagasi. See natukene kainestas vasakmeelseid poliitikuid. Kõige teravamad süüdistused võeti uuesti maha, toimus maanõukogus usaldushääletus, valitsus võitis kindlalt, valitsus jäi võimule, aga oluline on just nimelt see omavalitsuste, vasakmeelsete omavalitsuste ja parempoolseks peetud keskvõimude vastasseis. Ja kui vaadata Saaremaa olukorda, mis siin teistmoodi oli? Täpselt samamoodi. Maakonnavalitsus, Timoteus Grünthal, Neps olid ju vasakmeelsed tegelased. Ja kui nüüd jaanuaris 1919 jõudis Saaremaale Viktor Nego, Maarahvaliidu esindajana komissar, siis nende vahel tekkis kohe vastasseis. Õigupoolest olid ju nii Grünthal kui Neps juba varemgi protesteerinud mitmesuguste valitsuse korralduste ja määruste vastu, väidetavasti, ma ei tea, kui tõsi see on, ma ei olnud juures, nagu te isegi aru saate, aga väidetavasti Neps olevat kunagi isegi vihahoos öelnud, et ainult üle tema laiba saavad ajutise valitsuse korraldused täidetud. Aga see selleks. Igal juhul hakati koheselt süüdistama Nego, valitsuse komissari, sekkumises maakonnavalitsuse töösse. Sellest kirjutas nii kohalik ajaleht Saaremaa või Vaba Saaremaa, mis ta just parajasti oli, ja juba jaanuari lõpus saatsid ka Neps ja Grünthal kaebekirja ajutisele valitsusele, miks on siia saadetud Nego-taoline parempoolne tegelane, millised õigused Negole üldse kuuluvad, kas ta üldse tohib sekkuda meie võõrandamatutesse õigustesse. Nii et täpselt samasugune poliitiline areng nagu mandril. Ei olnud see Saaremaa nii eraldi seisev midagi. Ja kolmas valdkond, millest ka veel mõne sõnaga püüan kiiresti ülevaate anda, on siis majanduslik olukord.
Pole vist eriline Ameerika avastamine, kui öelda, et Eesti majanduslik olukord oli vabadussõja puhkemise hetkeks ja vabadussõja ajal ülimalt keeruline. Kaubandus oli langenud kriisiseisu juba ilma sõja puhkedes. 1914. aastal, mil lõppes ju ära igasugune Läänemere kaubandus, lääne poolt ei tulnud Eestisse enam midagi, tekkis kohe tarbeainete defitsiit, mitte ainult tarbeainete, aga ka näiteks tööstusele vajalike toorainete, kütuste ja kuni siis välja tõepoolest rõivaste ja jalanõudeni, nagu Eda siin rääkis, eks ole, et saapad võeti kõigepealt meestelt jalast ära, ega see ei olnud siis mitte röövimise sihiga, vaid selleks, et tõepoolest saapaid polnudki kuskilt saada. Ja kohalik tööstus ei olnud suuteline ka seda kaubadefitsiiti kuidagimoodi ületama, seda enam, et vabadussõja puhkemisega katkes ka teistpidine kaubavahetus, idasuunaline kaubavahetus. Nüüd ei tulnud ka Venemaalt enam midagi, ei olnud võimalik ka Venemaale müüa. Kohalik tööstus ei saanud varustamisega hakkama, kuna kohalik tööstus oli juba tsaaririigi päevil orienteeritud mitte kohalike elanike varustamisele, vaid ennekõike töötas Vene turule. Ja kõnelemata muidugi Esimese maailmasõja aastatest, mil oli üle mindud üldse sõjalisele toodangule ja kõnelemata ka sellest, et juba alates 1915. aastast oli hakatud tööstusettevõtteid Eestis kas purustama või Venemaale evakueerima. Kõige tuntum loomulikult Pärnu peamine tööandja Waldhofi tselluloosivabrik, mis juba 1915. aastal õhku lasti, 1917. aasta sügisest veeti Tallinnast välja terve hulk suuri tööstusettevõtteid koos kogu sisseseade, tooraine, varude, poolfabrikaatide ja töölistega, mis omakorda tõi kaasa loomulikult ka tööpuuduse. Kõige hullem aga oli olukord toitlustamise osas. Ega siis mitte ainult Saaremaa ei kannatanud toidu vähesuse üle, vaid manner samamoodi. Esimese maailmasõja puhkemine, hobuste rekvireerimine, meeste mobilisatsioon oli ju kaasa toonud tööjõupuuduse. Mitte ainult inimtööjõu, vaid ka hobutööjõupuuduse. Ja paratamatult paljud põllud jäidki sööti, nendeltki põldudelt, kuhu veel midagi külvati, ei suudetud kogu saaki ära koristada ning kui ajutine valitsus 18. aasta novembris kokku astus ja tööle asus, siis toitlusministeerium, oli koguni spetsiaalne asutus selleks, et rahvast ära toita, toitlusministeeriumi rehkenduste järgi jätkus toidu teraviljast Eesti ainult veebruarini 1919. Ja see ei olnud sugugi mitte pessimistlik kaalutlus, tõepoolest. Veebruarikuuks olid toidu teravilja varud otsas terves Eestis. Nii et kuulutati välja veel erakorraline sundrekvisitsioon, mille tulemusena võeti talumajapidamistelt ära juba ka seemnevili. Nii et kevadel ei ole enam midagi ka külvata ja see toitluskriis kestab edasi teadmata ajani. Me ei saa ju otseselt rääkida näljahädast vabadussõja aegses Eestis, aga väga sügavast ja teravast toitluskriisist küll, sest toita ei olnud tarvis mitte ainult rahvaväge, sõdureid, vaid toita oli tarvis ka linnaelanikke, kes ju iseendale midagi ei kasvatanud. Toita oli tarvis kehvikuid maal, kellel samuti puudus oma maatükk või kellel ei olnud vähemalt sissetulekuid. Ja tegelikult olukorra lahendas ju alles lääneriikidelt saadud toiduabi, mis hakkas tasapisi Eestisse jõudma 19. aasta kevadel. Ja veel üks probleem, millega tuli ajutisel valitsusel tõsiselt tegelda, oli rahapuudus. Eestil ei olnud ju seni ajani olnud üldse oma rahandust, ei olnud oma raha ja sakslased, okupatsiooniväed Eestist lahkudes olid kaasa viinud ka rahavarud, sõna otseses mõttes füüsiliselt rahatähed, rahamärgid olid ära viidud. Sellises olukorras, enam-vähem sellises olukorras oli ka Saaremaa. Ka Saaremaa kannatas tarbeainete puuduse käes.
kaubandussidemed olid katkenud, no võib-olla ehk tööstus oli mõjutanud Saaremaa olukorda kõige vähem, kuna siin tootmispotentsiaal oli juba enne esimest maailmasõda üsna tagasihoidlik ja muidugi Wildenbergi nahavabriku hävitamine 17. aasta oktoobris mõjutas Kuressaare tööliskonda küll ja suurendas tööpuudust, aga saarlaste jaoks oli vast tööpuuduse põhiteguriteks ikkagi see, et katkes meresõit. No tõsi, 19. aasta sügisest meresõidu võimalused taas hakkasid tasapisi avarduma, aga väga aeglaselt, sest kogu Läänemeri oli ju täis miinivälju ja nende vahel loovimine ei olnud sugugi mitte ohutu ega sugugi mitte lihtne. Teiseks olid 17. aasta sügisel, kohe kui Saksa väed maabusid, lõppenud ära kindlustustööd. Saartele ehitati ju välja Muhu väina kindlustatud positsiooni ja seal olid ametis tõepoolest tuhanded töölised, kes jäid nüüd töötuks. Ja kolmandaks, millest ka juba Kersti siin alguses rääkis, hulgtööd mandril lõppesid samuti Saksa okupatsiooni ajal ära. Nii et tööpuudus oli kaheldamatult probleem. Rahaga oli asi nii, nagu ta oli. Kui Saksa väed lahkuma hakkasid, siis Saaremaa maakonnavalitsus suutis üle võtta maakonna kassa, leides sealt eest 42 000 marka. Võrdluseks võiks öelda nii palju, et kui Eesti ajutine valitsus võttis üle terve Eestimaa provintsivalitsuse, see tähendab siis Põhja-Eestit valitsenud Saksa okupatsioonivõimude kassad, siis sealt leiti 32 000 marka. Nii et Saaremaal 42 000, Eestis tervikuna 32 000. Ja võrdluseks võib veel öelda, et kui näiteks Järvamaal mindi maakassat üle võtma, siis ei olnud seal üldse raha, oli ainult 20 000 marga eest võlakohustusi. Nii et rahalises mõttes oli ehk saarlaste olukord isegi parem ja seda kummastavam ehk tundubki, et Nepsi eestvõtmisel hakati teostama hoopis tükkis omaenda siselaenu ja lasti käibele need niinimetatud kurikuulsad Nepsi rahad. Ja toitlusolukord, jah, muidugi ei olnud see mitte teps kerge, aga jällegi, kui vaadata novembris 1918 toimunut, siis kui ma nüüd peast õigesti mäletan, 27. novembril Kuressaares toimus Saaremaa valla esindajate suur koosolek. Ja sellel valla esindajad, kes pidanuks ju justkui kohapealset olukorda kõige paremini tundma, kes siis veel? Valla esindajad jõudsid järeldusele, et ehkki toitlusolukord on raske, 18 vallast umbes pooled ei tule kevadkülvini välja oma toiduainetega ja selliseid valdu, kes võiksid teisi abistada, on terve Saaremaa kohta kõigest 4, tehti siiski üsna optimistlik järeldus. Kuidagi moodi veame läbi. Seda enam, et õige pea selgus, kuigi Kersti siin rääkis alustuseks, et ajutine valitsus nõudis rekvisitsiooni ka Saaremaal, tegelikult ju rekvisitsioone ei teostatud. Tegelikult ju Saaremaalt vilja välja ei veetud. Ja veelgi enam, kui ajutine valitsus korraldas üle-eestilise siselaenu, kohustusliku siselaenu piletite ostmise, siis Saaremaa vabastati ka sellest. Seega siis Saaremaa olukord majanduslikus mõttes oli kahtlemata raske, väga võimalik, et ta oli raskem kui mõnedes teistes maakondades Mandri-Eestis, aga kui võrrelda kas või näiteks Virumaaga, Võrumaaga, Tartumaaga, kus rinne käis mitu korda üle ja kus mõlemad pooled teostasid aktiivselt rekvisitsiooni, võttes ära toiduaineid ennekõike, siis ei pruukinudki see saarte olukord nii raske olla, nagu me traditsiooniliselt oleme harjunud seda pidama. Ja mida siis öelda lõppjärelduseks? Ega mul midagi muud selle tähenduse kohta öelda ei olegi. Tagantjärele pilguga vaadates tuleb taaskord tõdeda, et Saaremaa mäss oli ebatavaliselt paljude, ebatavaliselt halbade juhuste ja eelduste kokkulangemise tulemus, mida ei olnud tegelikkuses tarvis mitte kellelegi, kuid mis tõi paraku kaasa väga traagilised tagajärjed.